Mina olen Elva Puuetega Inimeste Ühingu juhatusest ja Elva Puuetega Inimeste Ühing ühendab erinevaid puudegruppe, et mul on kõik 4 peamist puudegruppi ehk liikumis-, nägemis-, kuulmis- kui intellektipuudega inimesed. No kuidas meil tänane matk läks? Seltskonna hulgas oli neid, kes ütlesid näiteks selle sama silla kohta, et teisel puhul on käsipuu puudu. Ja iseenesest on ju hästi armas sild. Aga kui me jõuame see natukene edasi, siis vaata, siin on libe ja hästi hea oleks, kui siin oleks mingi metallvõrk peal. Matkalistel olid siis ka audio... sa mõtled audiogiide ehk neid asju. Kuidas nendest abi oli ja kuidas oli kuulda? Häda on see, et viidatakse, läheme nüüd sinna. Aga kui inimene ei näe, siis kus see sinna on? Et palun räägi nagu raadios. Et kirjelda, seleta, et ole nagu raadios, siis saavad kõik aru. Ja et kui sa oledki kuulmismeelega matkale tulnud ja ei näe viiteid, et siis tuleb need ära kirjeldada. Üks asi, mis on veider, et kordetakse pimedate juures värvidest rääkimist. Aga paljud pimedad on kunagi nägijad olnud. See tähendab seda, et nad teavad värve. Ja nende jaoks on värvid ju olulised. Et ikkagi tuleks ära kirjeldada, et see on roheline, see on punane, milline roheline, milline punane ja nii edasi. Et kui on võimalus katsuda asju, siis lubada ka katsuda. Meie seltskonnaga tasub juhtida tähelepanu, et millal tulevad istumiskohad. Et me nüüd läheme üle silla, siis me läheme seal mingi maa edasi ja tuleb pink, kus te saate istuda ja ma räägin teile seal olevast. Et kui on pingid, kindlasti seljatoega ja veel parem, kui on ka käetugi olemas, et kui inimene, kellel on natukene tuge vaja, et tal on see käetugi olemas ja siis ta saab hõlpsalt hakkama. Üldjuhul need, kes kodust välja tulevad, on toredad, rõõmsad ja positiivse ellusuhtumisega ja elu jaatavad.